Ega väga vist tavainimene ei saa seista siin, kus ma praegu olen. Me oleme automaatpesula keskel, siin, kus kogu see protsess tegelikult toimub ja me räägime koos Statoili inimestega, miks on sellise uue tehnoloogia pesula kõige parem just, millega saab siis oma auto kiiresti puhtaks. Vihjana võin juba öelda, et kui te hakkate siin talvist pesu tegema, siis üks väga tore abimees, mida paljudes automaatpesulates pole, on veljehari, mis tegelikult selle kõige suurema mustusel auto rehvi ja velje pealt maha tõmbab, aga räägime kohe lähemalt. Ja kui me vaatame tavalise autopesu peale, siis oleks päris aus vaadata selle poole, kes seda kõige rohkem siin Eestis pakub ja olgem ausad, Statoil on ju hiilgamas praktiliselt iga teenindusjaamas pesul on. Ma saan aru, et nüüd on teil eriti suur rõõm, et teil on lausa uue tehnoloogiaga pesula tulnud välja. Jaa, see vastab tõele. Siin konkreetses pesulas on meil uuendatud altpesusüsteem, mis on siin põrandal näha. Siis sellel pesulal on rehvi harjad spetsiaalsed. Me kasutame siin ka uusi kemikaale, aga üldjoontes on ikkagi tegemist samasuguse automaatpesumasinaga nagu teisteski pesulates on, aga see on kõige uuem. Kuulge, aga praegu vaadate silma, siis te saate ise ka aru, et ega inimene väga pesulasse ei tule või vastu talve siin, kui temperatuurid lähevad miinusesse. Teie peaksite vist kõige rohkem seda teadma, et mis see eesmärk on peale selle, et auto lihtsalt puhas oleks, et see vist on mingisugune tähtsam asi ka. Talvel ongi peamine see, et naastrehvidest tulenev pigi auto pealt maha saada, et mitte niivõrd puhtana hoida autot, et just kaitsta seda värvikihti, et auto ei läheks roostetama. Kas saate ka öelda, ma ei tea, kas on ärisaladus äkki, et mida siin reaalselt kasutatakse, milliseid kemikaale ja kuidas see süsteem kõige paremini toimib, et ega inimene, kui tuleb siia, seda leotusaineta vist on kõige parem, kui ta paneb oma autole ise külge, aga mida reaalselt siin kasutatakse? Talvel me kasutame kangemaid kemikaale, me kasutame tugevamat leotuspesuainet ja tegelikult leotuspesuaine ongi just see, mis auto puhtaks peseb. Peale pesulas käimist soovitame kindlasti uksetihendid paberiga ära kuivatada ja siis silikoniga üle määrida. Seda silikooni müüakse ka igal pool, et see on kõige lihtsam ja lisaks soovitame ka seda, et auto pärast pesulas käiku korralikult soojaks võita, kuskil tund aega ringi sõita, sellel kõik uksed uuesti avada ja sulgeda ja siis võib kindel olla, et need ei lähe jäässe. Praegu on teil sellist 3 pesulat, aga kas on see midagi sellist tulevikutehnoloogiat, mis läheb kõikidesse pesulatesse? Jah, et me vahetame masinaid välja vastavalt oma plaanile, et iga aasta kuskil 4 pesulat läheb vahetusse, et siis järjest tulevadki uued masinad peale. Inimese jaoks kõige tähtsam on lisaks hinnale on see, et kaua see aega võtab, sest et automaatpesulas ikkagi elavas järjekorras inimesi teenindatakse. Kindlasti see on oluline. Ma võin öelda, et meil on üks kiiremaid pesulaid Eestis. Et pesu pikkus siis sõltub valitud programmist, et algab see kuskil 6 minuti juurest ja kõige põhjalikum pesu võtab siis kuni 13 minutit aega. Siin pesulas ente sees oled, nagu aparaat muidugi ei käi, siis kui vanasti oli siin ikka päris tugevad harjad või mingisugused lapid, siis praegu mulle tundub, et asi on ikka täiesti teistsugune. Jah, et need ongi uue põlvkonna harjad, et need on pehmed, et kui inimestel peamine hirm on see, et automaatpesulas harjad kraabivad auto ära, siis nende harjadega ei ole võimalik midagi ära kraapida, et nad on tõesti pehmed harjad, et ei pea kartma seda harjapesu. Aga kas ta ikka puhtaks teeb, sest ta on ikkagi küllalt õrn ja pehme? Loomulikult teeb puhtaks ja samamoodi ka poleerib pärast auto läikima. Siis on aus, et me peame ikkagi ära katsetama. Minu auto on praegu üsna rokane, arvestades milline ilm meil on. Vaatame, kas saame auto puhtaks või ei saa. No teeme nii. Loomulikult ega mul midagi nuriseda ei ole, auto on ilus, puhas ja kuiv, aga mulle jäi silma üks asi, et kommilõhna tundsin autos. Kas see on nüüd mingisugune trikk, et teie autojuhte meelitada? Ei ole trikk, et tegelikult siin nendes 3 uues pesulas on kasutatud uued kemikaalid. Üks nendest on klaasivaha, mis siis kuivatusvahaga koos piustatakse üle auto katusega poti. Et on siis mõeldud spetsiaalselt selle jaoks, et seda autopinda veelgi vett hülgavamaks teha. Et vihmasilmaga sõites on nähtavus parem ja kokkuvõttes on ka turvalisem sõita. Ja see peab kommilõhnaga see olema? See kemikaal on jah sellise meeldiva kommilõhnaga.